Viimasel ajal on väga palju huvitavaid kultuurisündmusi toimunud ja ka jäänud toimumata ja palju kõneainet pakkunud. Sellepärast oleme valinud ka meie selle nädala tegijaks ühe viimase nädala ühe tubli Eesti mehe, kes hoolitseb selle eest, et inimesed ei jooks õlut ja ei kuseks nurka, nagu ta ise andis teada. Selleks inimeseks on Kalle Kalandorf, meie abilinnapea, vana ment, korvpallitreener ja nii edasi, kes siis ei andnud põhimõtteliselt välja, no ma ei tea, kas ainuisikuliselt, aga suures osas tema otsustada ilmselt oli see, et mitte anda luba Patareivi ürituse toimumiseks. Põhjendas ta seda, et eelmine kord, kui seal toimus üritus, siis läks seal jamaks. Kuulge, ärge pange segast seal. Te olete juba liinil või? Jah, ärge pange seal segast. Esiteks ma võin ära öelda kohe, et see narkarite pidu jäi ära ikkagi puhtalt ainult minu ainuisikulise otsustamise pärast. Sest et ma ise ikkagi tõmbasin selle jamale joone peale ja te ei saa öelda, et me linnavalitsus oli andnud juba tegelikult ürituse toimumiseks loa, aga ma ise tõmbasin selle jama maha. Mul ei ole vaja seda, et meie Patarei on pärast, nagu te ise väga piltlikult ütlesite, täis lastud. Ei ole sukest jama vaja, minge linnast välja ja pange seal ennast, ma väljendan, kui lubate ebatsensuurselt ennast. Palun. Süstige seal seda kanepit, kuhu te endale tahate, aga mitte meie linnas. Vaat õige. Samas nagu Tallinna linnavalitsus toetab väga paljusid üritusi, mis toimunud Lasnamäel, kus suurte rahasummadega ansambel Mirage tuleb Lasnamäe päevadele esinema ja need saavad loa ja millegipärast siis üritus, mis toimub linnakerast eemal, vaikselt Toomas Kaas, kedagi sega, see nagu ei saa luba. Siis küsimus ongi, et miks te seda teete? Kogu aeg on antud ja nüüd järsku ei anna. Kuulge, ärge valetage. Okay. Ärge valetage. Ei ole sellist asja nagu, et lihtsalt suvalised inimesed võtavad ja hakkavad siis tegelema siin kultuuri ja meelelahutusega. Võtke eeskuju. Meil tuleb Lasnamäele esinema ansambel Mirage. Ja seal ei ole aastaid olnud mitte ühtegi konfliktsust. Ega ei ole olnud ka tegelikult, ma ütlen sellist teiesugust parastavat ja ülbet suhtumist asjasse. Muutke oma suhtumist. Muutke natukene oma suhtumist ja teiesugune... Kuidas ma seda tegema peaks? Ma ütlen, teiesugune kiilakas jorss, ausalt öeldes, ei ärata küll usaldust. Ja inimesed ei taha selliseid üritusi. Tegelikult nagu linnlane tahab korralikku üritust, kus on mõeldud kõige peale. Seal on olemas turvateenistus, seal on toitlustus, seal pakutakse erinevaid, ma ütleksin, mõnuteenuseid. Aga sellist teiesuguste... Kiilakate nurkakusevate reivi ei taha, jah? Väga õige! Väga õige. Ma saan aru teist. Väga paljud inimesed tegelikult linnaelanikud on juba helistanud ja avaldanud ikkagi oma, kuidas ma jällegi jään nagu siin tsensuurseks, oma rõõmu, et selline, pordumaja ausalt öeldes ei toimuks Tallinna keeles. Ma tunnen juba praegu ka, et ma olen väga valesti oma elu elanud. Minu küsimus on veel selline, et toodi ka paar näidet, et selle sama ürituse ära keelamine saaks võrduda sellise asjaga, et keelaks ära ka kõik ujumise, paneks kõik rannad kinni, kuna kuskil keegi kunagi juuades peaga läks ujuma ja uppus ära. See on väga hea mõte. Nii? See on tegelikkuses väga hea mõte, sest et võib-olla, kui palava suvega paneks ikkagi kõik rannad kinni, sinna paneks ka muidugi töötama inimesed, kes siis kontrolliksid, meil on MUPO selle jaoks tehtud, siis võib-olla inimesed hakkaksid mõtlema ja ei upuks enam ära tegelikkuses. See on tegelikkuses, vaata, kui sa ikkagi randa minna ei saa, siis sa ikkagi ei upu. Seda küll, see on väga, ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Ma olen ise mõelnud... Avata mul silmad, Kalle. Selge see. Ma olen ise mõelnud ka seda, et ära tuleks keelata ka isiklik auto kui transpordivahend, sest mõelge, kui palju inimesi saab siis tegelikult hukka purjus peaga sõites või kihutades ülemäärase kiirusega. Ja statistiliselt, kui me vaatame näiteks kuritegevuste arvu, siis tapmised tavaliselt ka joomingu käigus, et peaks ikka omavahelise suhtlemise
Tallinna linnas, ma võin etteruttavalt juba öelda teile, keelatakse alates 1. septembrist ära noad. Ma mõtlesin, et juudes peaga lähedastega suhtlemine. See vaata tuleb omal ajal, aga nuga on tegelikult ju esiteks ebaväärikas ese ja külmrelv ei ole ka trendikas ja me oleme käinud ju suurtel konverentsidel vaatamas, kuidas mujal maailmas tehakse ja mõndades kohtades tõttame nendest ette. Meil jäävad järgi sellised teravabad ja elamustevabad inimesed Tallinnasse, inimesed, kes tahavad päriselt olla Tallinnas, neil ei ole vaja kuskile minna pidevalt ära reivile või siis ujuma. Mille jaoks, kui sul on oma linnas hea olla, miks sa pead minema merre? Inimese loomulik koht ei ole vees. Selge. Teen natukene kannapöörde siin temaatikas. Olete ju ka korvpallitreener. Kuidas järgmine hooaeg välja hakkab nägema? Paar tähtmängijat lahkusid teie juurest ja... siin raske on praegu tegelikult jääda viisakaks ja selgeks, aga see, et Mario ära läks ilma head aega ütlemata minu arust see on sülitamine meie mitmeaastasele tegevusele ja küll ta eelmine aasta käis mul ukse taga mangumas, kui uusi tosse vaja oli. Ja nii kui ma talle need tõin, kohe Rakverre tõmbas ära. Ma seda sõpra tean tegelikkuses vanast ajast. Eks meil on oma vahel üht koma teist siin nüüd ka kitkuda. Aga minu arvates on Tallinna Kalevi näol siis ikkagi potentsiaali. On potentsiaali võitlemaks koha ees finaalis sellel aastal, sest et on plaanis linna spordirajatiste raha kõik minu klubisse suunata ja ka mõned head korvpallurid sinna palgata, nii et ma kutsun praegu üles ka kõiki noori perspektiivikaid, kelle jaoks ei ole oluline see, et nad oma elu raiskaksid reividel, vaid oleks oluline sport ja oma linna spordiau kaitsmine, siis tulge meie trenni. Selge, tuleme kõik teie trenni, jätame selle õllepudeli ja nurka kusemise, kus see ja teine ja tuleme teie trenni. Aitäh teile! Aitäh, kuivatage kõrvatagused ka!